Lugupeetavad eelarve kontrollikomisjoni liikmed, austatud külalised, mul on hea meel avada meie selle töönädala istung. Mul on ettepanek arutada täna kliimakindla majanduse seadust, selle mõju majandusele, riigi rahandusele ja kolmapäeval arutada perioodi 21-27 välisvahendite kasutamist, uue perioodi ettevalmistamist. Kui see päevakord on vastuvõetav, ma loeksin selle päevakorra kinnitatuks. Ja meil siis kliimaseadus, seda on peaminister Michal nimetanud uueks meie valdkonna põhiseaduseks. Seda pidi algselt olema 24. aastal parlamendile üle antud, nüüd anti üle 26. aasta kevadel, selle ümber on käinud märkimisväärne poleemika ühiskondlikult. Ja meil on seda tutvustamas ja oma tähelepanekuid selle seaduse kohta esitamas siis Kliimaministeeriumi kliimaosakonna juhataja proua Laura Remmelgas. Minister ei saanud tulla, ma saan aru, Kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga ja siis Raagna Selsi juhatuse esinaine ja Tööandjate Keskliidu volikogu aseesimees proua Kai Realo, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Hendrik Välja, Viru Keemiagrupi juhatuse esimees Rahti Asman, Turbaliidu juhatuse esimees Jüri Tiidemann, Eesti Turbaliidu tegevjuht Annika Pesik ja Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika ekspert Maia-Liisa Anton ja samuti oleme kohale pannud ka riigikontrolör Janar Holmi. Ja minu ettepanek ongi siis kõigepealt kuulata ära siis eelnõu esitaja valitsuse ehk siis Kliimaministeeriumi esindajate seisukohad, mis siis puudutavad selle seaduse taodeldavat kavatsust ja mõju siis ühiskonnale nii keskkonna kui ka siis majanduse väljavaadete osas. Palun siis Kliimaministeeriumi esindajad. Nii, tere varajast pärastlõunat. Laura Remmelgas, Kliimaministeeriumi kliimaosakonna juhataja. Ma alustan võib-olla Euroopa Liidu vaatest ja siis jõuan sinna, et kuhu kliimakindla majanduse seadus Eesti õigusaktina sinna üldistesse arengutesse sobitub. Euroopa Liidu tasandil on kokku lepitud Euroopa Liidu üleses kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgis aastaks 2050 ning ka vahe-eesmärkides, et millise tempoga sinna jõuda. 2030 aastaks on seatud eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaaside heidet -55% Euroopa Liidu üleselt ja värskelt eelmise aasta lõpus ja nüüd selle aasta alguses hakkas kehtima ka 2040 aasta vahe-eesmärk vähendada Euroopa Liidu üleselt kasvuhoonegaaside heidet -90%. Aga etteruttavalt ütlen ära, et see -90% on siis koos uute tehnoloogiatega kolmandates riikides tehtavate projektide toetamisega, mille siis vähendatud süsinikuühikud saab Euroopa Liit enda arvestusse võtta ja ka siis nende sektorite toel, mis ei kuulu siis riiklike eesmärkide hulka, nagu rahvusvaheline merendus ja rahvusvaheline lennundus. Ehk siis koos olemasolevate tehnoloogiatega see, mida tehakse liikmesriikides, selle eesmärk on siis seal circa 80% kanti aastaks 2040. Ja liikudes nüüd Eesti kliimapoliitika juurde, siis kliimakindla majanduse seadus kinnitab üle tegelikult selle eesmärgi, mis Eestil on võetud juba aastal 2021 Riigikogu poolt saavutada riiklikult kliimaneutraalsus aastaks 2050. Selle kõrval seab aga kliimakindla majanduse seadus ka tempo, kuidas me kliimaneutraalsuseni jõuame, mis on majandussektorite ülesed vahe-eesmärgid aastaks 2030, aastaks 2035 ja aastaks 2040. Ning täiendavalt koos nende majandusüleste heite vähendamise eesmärkidega sätestab kliimakindla majanduse seadus ka
põhimõtted, mida tuleb uute seaduste väljatöötamisel ja ka uute arengukavade loomisel, meetmete loomisel arvesse võtta, sealhulgas ka siis põhimõte, et riik ei tee täiendavaid investeeringuid fossiilkütuste kasutusse, välja arvatud siis teatud erandjuhtudel, mis puudutab ka näiteks energeetikas juhitavate võimsuste olemasolu tagamist ja nii edasi. Lisaks seab kliimakindla majanduse seadus ka kohalikele omavalitsustele kohustuse koostada kliima- ja energiakavasid, aga etteruttavalt võib öelda, et circa 80% Eesti kohalikel omavalitsustel need kliima- ja energiakavad on juba ka olemas ja riik saab siis täiendavalt nii andmete kui meetmetega toetada ka neil kohalikel omavalitsustel nende arengukavade loomist, kes ei ole seda veel teha jõudnud. Lisaks sätestab kliimakindla majanduse seadus kliimaaruandluse nõuded, et milliseid aruandleid, milliste sammudega koostada, kuidas need liiguvad ka Riigikokku ja sätestab ka siis kogu rolli kliima eesmärkide täitmise jälgimisel. Aga võib-olla siis lühidalt praegu kõik, et kui energeetika vaates. Aga võib-olla ütlen ka seda juurde, et kliimakindla majanduse seadus annab raami, aga ta ei sea ühelegi ettevõttele kohustusi ja mis puudutab ka näiteks energeetikat, siis kliimakindla majanduse seaduse eesmärgid lähtuvad sellest, mis on kokku lepitud energiamajanduse arengukavas. Ja kliimakindla majanduse seaduse eesmärkide täitmist võimaldavad meetmed, tegevused on kirjas valdkondlikes teekaartides, mida on kokku 5 tükki erinevatele majandussektoritele, lisaks siis veel energiamajanduse arengukava, mida eraldi teekaardiga dubleerima ei hakatud, et anda siis paindlikkus sellel teekonnal, et kui ühes sektoris teeme rohkem, teises vähem, saame jooksvalt tegevusi üle vaadata, vajadusel korrigeerida seda, kuidas erinevates valdkondades edasi liigutakse, et see annab sellise täiendava paindlikkuse eesmärkide poole liikumisel ja see on kooskõlas ka siis sellega, kuidas Euroopa Liidu läbirääkimised praegu Euroopa Liidu ülese 2040 aasta eesmärgi sisustamisel liiguvad, et ka seal on üks tõenäoline arengusuund see, et riikidele tuleb üks majandussektorit ülene eesmärk ja jääb paindlikkus otsustada, milliste meetmete, milliste sektorite panuse toel see ära tuua. Aitäh! Aitäh teile. Kas härra Uiga soovib täiendada? Ei soovi. Väga hea. Aga lähme siis erinevate ka huvirühmade juurde. Et ma ei tea, ma arvan, kõigepealt annaks sõna võib-olla siis Eestimaa Looduse Fondi Te sooviksite lõpus olla, arusaadav. Siis ma annaksin sõna proua Kai Realole, siis Tööandjate Keskliidu volikogu aseesinaisele ja Ragn-Sellsi juhatuse esinaisele. Proua Realo, palun siis, mis on siis tööandjate või ka teie sektori vaade siis sellele kliimaseadusele, sellisel esitatud kujul ja mõjule. Okei, nüüd ma loodan, et mind on kuulda. Jaa.
Ja väga hea, aitäh võimaluse eest siin osaleda ja ka oma seisukoht välja öelda, et siinkohal täpsustan, et esindan tõepoolest Tööandjate Keskliitu, kus ma lisaks nii-öelda volikogu aseesimehe rollile olen ka kestlikkuse töörühma juht ja see kestlikkuse töörühm on siis ka see, kes koondab ennekõike neid ettevõtjaid, kelle jaoks siis ka kliimaseadus on ja oleks ka tulevikus väga oluline selline seaduslik alus tegevuste planeerimisel. Ja võib-olla mõelda, et kuidas seda meie seisukohta nagu lühidalt kokku võtta, siis ma pean ütlema, et tõepoolest, tööandjad olid need, kes algatasid selle kliimaseaduse vajaduse üsna mitu aastat tagasi, sest ettevõtjad peavad tegema päris olulisi investeeringuid tuleviku seisukohalt, kes iga aasta, kes suuremate ja väiksemate vahedega. Ja tehes investeeringuid, mis ulatuvad miljonitesse, on tegelikult ju küsimus, et mis võib juhtuda siis selle uue investeeritud seadmete või siis tehnoloogia kasutamise perioodi jooksul, mis võiks siis nii-öelda muuta keerulisemaks selle investeeringu tasuvuse tagasiteenimist. Ehk et lühidalt öeldes soovisime saada sellist kindlust, et mil moel tehes tulevikuplaane, tehes investeeringuplaane, saaksime me siis arvesse võtta väga lihtsalt öeldes näiteks, kas mingisugustele tehnoloogiatele tulevikus keskkonnalubasid üldse plaanitakse väljastada või tulevad nendele keskkonnalubadele mingisugused nii-öelda konkreetsed piirangud. Aga see keskkonnalubade näide on lihtsalt üks võimalikest olukordadest, mis siis tulevikus võib otsustada ettevõtluse seisukohalt, kas sa saad opereerida sellisel kujul, nagu sa soovid. Aga minnes nüüd selle seaduse juurde, konkreetse eelnõu juurde tagasi, siis peame kahjuks tunnistama, et selles dokumendis on väga vähe sellist, mida saaks nimetada seaduseks. See on pigem visiooni või strateegia dokument, kus väga üldsõnaliselt on loetletud erinevaid asju, mida peaks tegema või võiks teha. Ainuke, mis sealt siis selgelt välja tulevad, on need Eesti üldised kliimaeesmärgid, mida me tegelikult ju ka teame, sest nagu juba siin ka eelkõneleja ütles, need on tegelikult juba kinnitatud. Ehk et tuua need sisse Eesti nii-öelda riigisisesesse seadusandlusesse on ju ainus eesmärk, et kui me sellised kliimaeesmärgid endale seame ka kohaliku seadusandlusega, siis me peaksime aru saama ka, et millises suunas me nende eesmärkide täitmiseks liigume. Paraku seal väga palju see konkreetne seaduseelnõu, kliimakindla majanduse seaduseelnõu hetkel ei anna. Aga me ju saame aru, et kui on pandud seadusesse eesmärgid ja me näiteks ei liigu nende eesmärkide suunas või me hakkame liikuma nende suunas, siis see ikkagi toob kaasa teatavaid selliseid reegleid, põhimõtteid ja nende kõigi asjade jaoks, mis siis võiksid tuua kaasa nii ettevõtetele kui ka eraisikutele teatud põhiõiguste riiveid või siis ka teatud kohustusi, teatud piiranguid. Need kõik on sellest seadusest välja jäetud ja on sinna juurde toodud ainult väga mitmes kohas märge, et selle asja üle otsustab vastav ministeerium ja ministri siis allkirjaga. Ja me peame tunnistama, et ettevõtjatena me oleme sellises osas äärmiselt skeptilised, sest et me näeme, mismoodi selliseid mitte seadusena otseselt tõlgendatavaid dokumente on võimalik kehtestada ilma selgelt läbipaistvat protsessi omamata. Ja seetõttu meie peamine tagasiside selle eelnõu puhul on see, et tegelikult ikkagi see dokument ehk see eelnõu peaks olema seadus selles mõttes, et sealt tuleks välja selged põhimõtted, mismoodi näiteks need tegevused, mida täna kaardistatakse erinevate teekaartidena, et kas ja millised meetmed siis nendest teekaartidest saavad seadusliku jõu, sest need teekaardid ei oma seaduslikku jõudu ja seetõttu peaksid nad olema vähemalt praeguses eelnõus märgitud, et millise aja jooksul
plaanitakse siis näiteks nendest teekaartidest võtta üle seadusesse mingisuguseid punkte. Nii et me siiralt soovime, et tegelikult ka see edasised etapid mingil hetkel saaksid ikkagi seaduse vormi, sest et Riigikogus seaduste menetlemisel, nagu me ka praegu siin oleme, me teame, et on selge kord, see on üheselt arusaadav kõigile osapooltele, millal toimub esimene lugemine, teine lugemine, kolmas lugemine, milliseid ettepanekuid või seisukohti saab esitada selle käigus ja mis siis ka lõppude lõpuks saab siis kinnitatud ka valitud esindajate poolt, mitte ühe poliitiku allkirjaga. Nii et see on võib-olla selline kõige fundamentaalsem tagasiside. Meil on seal loomulikult riburada pidi ka väiksemaid märkuseid, aga nad on enam-vähem kõik seotud sellega, et anda konkreetset tagasisidet seaduse erinevates punktides, miks me näeme, et see dokument ei ole päris seaduse kujul, aga nende juurde ma hetkel ei läheks, et pigem see peamine sõnum on just see, et ei saa võtta vastu seadust, millega seotud võimalikud tulevikus nii-öelda piirangud, kohustused, reeglid kehtestatakse ainult ministri siis määruse või käskkirjaga. Aitäh! Aitäh! Ma annan edasi sõna Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht härra Henrik Välja, mis on teie sektori vaade. Ja, tere! Tänan võimalust üritusel osaleda ja seda seisukohta väljendada. Esmalt alustan, et toetan täielikult proua Kai Realo välja toodud Tööandjate Keskliidu seisukohti, aga kui nüüd täpsustada metsa- ja puidusektori vaadetega, suures pildis toetame me eesmärki suurendada Eesti majanduse kliimakindlust ja vähendada sõltuvust fossiilkütustest. Ma arvan, et on positiivne, et eelnõu on muutunud paindlikumaks või on loobunud detailsest eesmärkide saavutamise kirjeldamisest olukorras, kus eelkõige metsa- ja puidutööstust mõjutav LULUCF-i regulatsioon on Euroopas ülevaatamise protsessis. Aga kui tulla selle juurde, mis selle seaduse kliimakindla majanduse seaduse peamine eesmärk on olnud, et luua investeerimiskindlust, siis tuleb tõdeda, et metsa- ja puidusektori jaoks sellest seadusest täna investeerimiskindlust ei teki. Ehk seadus ei oma otseselt positiivset mõju, kuna ühelt poolt mõjutabki siis sektorit Euroopa LULUCF-i regulatsioon ja teisalt meie siseriiklikud metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muudatused, mis eelkõige selle investeerimiskeskkonna meie jaoks kujundavad. Aga leiame, et on oluline ja vajalik rõhku panna kliimamuutustega kohanemisele. Sellega metsanduses on täna igapäevaselt juba vaja tegeleda. Ja teekaart oma sisult meie hinnangul näitab õiget suunda, aga praegu on tegemist eelkõige visioonidokumendiga, mis vajaks konkreetsemat tegevuskava, konkreetsemaid mõjuhinnanguid ja põhjalikumat tööd. Ja siinkohal rõhutan korra veel üle siis proua Kai Realo öeldud probleemi koha, et kuidas sellist teekaarti oleks õige menetleda, et kindlasti kõik demokraatlikud protsessid saaksid läbitud ja et see ei oleks kuidagi sektorile ootamatu. Aga jah, kokkuvõttes investeerimiskindlust hetkel sellisel kujul see seaduseelnõu ei suurenda ja ei ole kindel, kas kliimaseadusega seda ka üldse selle sektori jaoks teha võimalik on. Aitäh! Aga proovime siis seisukohta Viru Keemia Grupi juhatuse esimees härra Ahti Asmann. Tere päevast, lugupeetud komisjoni liikmed. Siin olid 2 ettevõtlusorganisatsiooni esindatud, siis ma esindaks Viru Keemia Grupi ennast. Ja meie peame ka vastutustundlikkust ja säästlikkust äärmiselt oluliseks, kuid erinevalt peavoolust me ei võrdsusta säästlikkust ja
vastutustundlikkust üksnes kasvuhoonegaaside heitmega. Ja me nagu lähtume, tegelikult vaatame seda küsimust üldse kolmel tasandil. Et esiteks me arvame, et kliimaküsimus ei ole hetkel Eesti ees olevate väljakutsete hulgas kindlasti prioriteet ja seetõttu ei ole õige selle küsimusega hetkel tegeleda. Teiseks me arvame, et seaduse poolt kantav mõte on Eesti jaoks halb ja nõrgendab Eesti ise hakkama saamist. Ja kolmandaks siis seaduseelnõu ise on äärmiselt nõrk, ei lahenda ühtegi probleemi, aga tõenäoliselt tekitab juurde ja põhjendan neid seisukohti lühidalt. Kõigepealt see, et kas see on täna üldse prioriteetne küsimus, et null süsiniku heitmega tulevik on kehtiv hetkel Euroopa Liidu visioon. Visiooni juures oli inimesi, kelle jaoks kliimakriisi puhul on tegemist eksistentsiaalse ohuga, kus tegelikult polegi nagu mõtet arutada või kaaluda ühiskondlikku võimekust seda muutust ellu viia. Et kui alternatiiv on surm või häving, siis detailide üle arutamine ei ole kohane. Selle visiooni juures on ka säästlikkust väärtustavad osapooled, kes otsivad võimalusi väiksema jalajäljega tegutsemiseks, aga tahaks teha seda arusaadavalt ja inimloomust tundes pigem siis elukvaliteedi paranemist silmas pidades. Ja me arutame täna seda teemat tegelikult sellepärast, et Euroopa Liidu tasandil on tehtud suure õhinega viga. Visioon on fikseeritud seadusena, teadmata täpselt, kuidas seda täita ja mis see endaga kaasa toob. Ja need kitsaskohad on tegelikult juba nähtavad. Et idee enda ja selle teostatavuse vahel on tegelikult suur kuristik. Et konverentsidel kommunikeeritavad rohetehnoloogiad ei ole veel küpsed, vajavad tohutul hulgal maksumaksja poolset toetust. Euroopa majandus võitleb konkurentsivõime säilimise pärast. Me oleme päris hapras julgeoleku keskkonnas. Ma olen nõus seisukohtade, mille kohaselt iseseisev hakkama saamine on muutunud oluliseks. Aga heitme vähendamisele viidates tööstuse Euroopa Liidust välja surumine töötab sellele ideele risti vastu. Inflatsioon on väga kõrge. Tänased vead on tegelikult kinni maksnud tarbija läbi inflatsiooni. Ettevõtteid maksustatakse läbi heitmekaubanduse süsteemi, tarbijat läbi inflatsiooni. Ja kui me vaatame nüüd Euroopat, et Euroopa on hakanud vaikselt aduma probleemi, otsib võimalusi kahju vähendamiseks. Euroopa Komisjon ehk mitte veel, aga riigid ise juba küll. Ja antud seaduseelnõuga liigub Eesti tegelikult täpselt vastupidises suunas. Et argument, et see eesmärk on juba kokku lepitud, see ei päde, et üks viga on juba tehtud, seda ei ole vaja kinnitada. On hea, et aeg on andnud meile uut infot ja võimaluse valitud tee õigsust kaaluda ja selle asemel, et teha aus, ei pea me tegelikult õigeks panna ennast tuleviku suhtes lukku. Me ei jäta endale lihtsalt valikuid. Et meie tänasel päeval ikkagi Eesti looduse seis on väga hea ja maailma päästmine ei saa olla prioriteet meie madala sündivuse, olematu majanduskasvu või julgeoleku väljakutsete ees. Ehk siis praegu pole aeg selle küsimusega tegelemiseks, et teised väljakutsed vajavad lahendamist ja Eesti elu see kuidagi meil paremaks ei tee. Me oleme palju käinud kohtutes, kohtuvaidluse analoogiat kasutades, et kui siis ikkagi otsustatakse selle eelnõuga edasi minna, siis suures pildis ma arvan, et see seaduse poolt kandev mõte on Eesti jaoks halb ja nõrgendab Eesti ise hakkama saamist. Kui me vaatame seaduse eesmärki, siis see ütleb, et tuleb vähendada sõltuvust imporditud fossiilkütustest, et tugevdada siis seeläbi riigi strateegilist iseseisvust ja vastupanuvõimet kliimamuutustega kohanemisel. Ja siis selline strateegiline iseseisvus peaks siis andma eeldused majandusarenguks ja heaolu kasvuks. Ja mis siis lahendus on? Lahendus on siis heitme vähendamise graafik, mis jookseb siis 2050 ja tempo otsustab minister. Ühesõnaga, seadus ütleb, et elu ilma süsiniku heitmeta tagab Eestile strateegilise iseseisvuse ja heaelu. Et millega me siin nõustuda saan, on see, et strateegiline iseseisvus on oluline, aga see ongi võime iseendaga hakkama saada, toota. Et põhimõtteliselt seadus ütleb, et see pead vähendama sõltuvust imporditud fossiilkütustest,
aga täpselt selle sama süsinikuheitme vähendamisega sunnitakse loobuma Eestit 100% oma kodumaisest fossiilkütusest, eks. Ehk siis energiasõltumatuse saamiseks me loobume omaenda energiakandjatest. Nii veider, kui see ka ei kõla, et strateegilise iseseisvuse seisukohast peaks hetkel maksimeerima põlevkivi kasutust, maksimeerima, ma ei tea, kodumaist pelleti tootmist. Ja selle juures võid siis arutada, et kas keskkonna jalajälg on siis suur või väike või kas seda saab kuidagi tasakaalustada. Aga hetkel töötatakse selle seadusega täpselt vastupidises suunas, enda sõltuvuse suurendamise suunas. Seadus sisaldab keeldu siis investeerida riigi poolt või riigi ettevõtte poolt fossiilkütustega seotud tehnoloogiatesse, taristustesse. Mina ei saa aru, miks see hea on, kuidas see aitab Eesti elu paremaks teha. Kas seda peab seadusega lahendama või omaniku ootusi kirjeldama? Ja siin seaduses me ju teame kõik, mida me oleme siin kriitika on ju läbi käinud, et tegelikult ei ole suudetud välja tuua, kuidas see ikkagi Eesti elu parandab. Ja mis on minu meelest väga halb, et pole tehtud riskianalüüse. Kuidas mõjutab siis tööstuse vähenemine majandust ja maksulaekumisi? Kui heitmekaubanduse tulud lõpevad ja regulatsioonide järgi peaks nad kindlasti lõppema 2040 täna kehtiva regulatsiooni järgi. Et kuidas see mõjutab näiteks riigieelarvet? Kas heitmekaubanduse süsteemi tulud asendavad mingi muu maksuga? Milliste rahade eest hakatakse remontima Eesti maanteid, kui kütuseaktsiisi enam ei laeku? Et need ei ole kliimaküsimused, need on tegelikult riigi rahanduse küsimused. Ma ei tea, kas neid hakkavad ka tulevikus kliimaminister otsustama või? Ja kõige lõpuks ma olen Kairi Alloga nõus, et seaduseelnõu on äärmiselt nõrk. Et puudub mehhanism põhiseaduslike õiguste kaitse tagamiseks. Seal on erinevaid printsiipe, aga Euroopa Liidus on selline printsiip nagu jõukohasus. Kas muutus on Eesti elanikele jõukohane? Seaduses puudub mehhanism käitumiseks, kui asjad või olud peaksid muutuma. Ja ühe ministri otsus kindlasti ei saa olla lahendus. Teekaardid, seaduse mõttes kindlasti väga veider kontseptsioon. Teekaart on mõeldav ainult nendel juhtudel, kui riik annab väga palju maksumaksja raha kellelegi ja siis ta lepib kokku, mis selle eest siis keegi teine osapool peaks vastu siis nagu tegema. Et teekaardiga kindlasti ei saa reguleerida mingi tööstuse sulgemise trajektoori, et seda pole võimalik. Ja kindlasti teekaart ei tööta ka emotsionaalselt köetud vaidlustes. Me näeme seda nagu metsa näitel. Ja ehk siis minu meelest ei olegi nagu mõtet peatuda detailidel, kui idee ise on vildakas, et meie seisukoht on küll, et antud seaduseelnõud pole isegi mõistlik menetleda, kuna tänasel kujul toob see Eestile teadmata suuruses probleeme juurde, Eesti arengu teisi aspekte paremaks tegemata. Aitäh. Aitäh niimoodi optimistliku vaate eest selles olukorras. Ja praegu ma annaksin sõna siis Eesti Turbaliidu juhatuse esimehele härra Tiidemannile ja ma ei tea, kas proua Päsik soovib ka Turbaliidu tegevjuhina sõna. Härra Tiidemann, palun. Teie vaade siis, teie sektori vaade kliimaseadus või kindla majandusseadus. Tere päevast. Ma loodan, et mind on kuulda. Jah. Aitäh. Väga palju on juba ette ära öeldud kolleegide poolt, väga palju lisada ei ole. Selles mõttes, et tõepoolest kliimaneutraalsus on visiooni tasandil, see meenutab väga, või Euroopa tasemel ma pean silmas, eelkõige see meenutab nagu suitsetaja lubadust maha jätta suitsetamise aastaks 2050. Me ei tea, kas see juhtub või ei juhtu, kas me leiame endale vabanduse sellest loobuda või mitte. Ja paraku see ongi selline tohutu ebamäärasus ja kogu see eelnõu praegusel kujul külvabki tohutul määral ebamäärasust, kui ma toon meie sektori vaateväljast lihtsalt ühe näite, kus sisuliselt 2 leheküljel on 3 üksteist välistatavat postulaati kirja pandud ja see iseenesest nagu muudab kogu selle kontseptsiooni nagu mitte tõsiselt võetavaks.
sellepärast, et ühest küljest, nagu ka Rasman märkis, siis eelnõu kontekstis puuduvad igasugused riskianalüüsid ja majanduslikud analüüsid selles mõttes, et kui ühest küljest sektorile pikas perspektiivis ennustatakse, et aastaks 2040, see on selles samas dokumendis, aastaks 2040 ennustatakse ettevõtete müügitulu ja töötajate arvu vähenemist 40–45%, siis järgmine punkt ütleb, kus sektor peab suurendama oma, tähendab, ütleme, et sektor peab suunduma suurematele kohapealsele turba väärindamisele. Ja turba väärindamine omakorda eeldaks investeeringuid. Siis kas me nüüd siis vähendame sektori mahtu, kas me loodame kõrgemat väärindamist ja kes siis nagu, kui juba ennustatud, et aastaks 2040 meie mahud peavad vähenema, siis kes peaks nagu siis neid investeeringuid tegema? Selles mõttes, et see on nagu väga suurt ebamäärasust külvav dokument. Me ei näe mitte mingisugust selgust enda sektori jaoks, sellepärast, et kliimaseaduse loomise momendil esimene postulaat oli, et sektoritele kehtestatakse mingisugused selged reeglid, mis nendega saab, tagatakse investeerimiskindlus, aga täna seda ei ole. Ja eriti küüniline oli nagu kuulda kliimaministeeriumi seisukohta, et kliimaseaduse väljatöötamise hinnaks on siis 345 000 eurot. Mina ütlen meie sektori alusel, tänu sellele ebamäärasusele on sektor jätnud investeerimata Eesti Vabariiki umbes 150 miljonit eurot viimase 3 aasta jooksul. See on tegelikult selle mängu hind. Ja üks suuremaid riske, mida me näeme, ja see on laiemalt mitte ainult turbasektorit puudutavad. See seadus loob tohutu ebamäärususe ka seadusandlikus kontekstis, kus ükskõik mis algatus, olgu see turbakaevandus, olgu see karjäär, olgu see mingisugune, ma ei tea, ümbertöötlemise ettevõtte rajamine, toob kaasa kohese vaidlustuse keskkonnaorganisatsioonide poolt. Ja siis see protsess takerdub. Meil on mitmeid ehedaid näiteid selle kohta, kus näiteks Hiiu turba pretsedent, kus ettevõte 15 aastat taotles kaevandusluba, võttis kohustuse rajada ümbertöötlemistehase, see lõppes Riigikohtus sellega, kus keskkonnaorganisatsioonid vaidlustasid selle kaevandusloa, see tühistati, ettevõte jäi tohutus suurest mahust rahast ilma investeeringuid tegemata. Siin samas teine näide. Täna Rail Baltica koridoris väljutatakse sadades tuhandetes tonnides seda sama turvast. Pahatihti nendes samades rabades, kus toimub turba kaevandamine. Ja imelikul kombel see turvas ei olegi mitte mingisugune ressurss, see on ehitusjääde, mida veetakse põldude peale laiali, mädandatakse seal, see ei lähe kliimastatistikasse kirja, selle pealt ei maksta riiklikke makse, ei kaevandustasu, mitte midagi tehta. Siis kuidas üks sama ressurss, mis asetseb ühes ja samas maardlas, ühes interpretatsioonis kliimaseaduse kontekstis on heide ja tohutu kliimarisk ja teises kontekstis selle samas maardlas väljatatav turvas on lihtsalt jääde. Ja vot selline kahjuks see dokument on meil tänaseks loodud. Kas sellest kasu on? Kindlasti mitte. Mis sellest edasi saab? Ei oska ka ennustada, tõenäoliselt ta võetakse Riigikogus vastu. Kas sellest majandusele kasu on? Loomulikult mitte. Ega mul siin rohkem suurt lisada midagi ei ole. Aitäh. Aitäh, härra Tiidemann. Ja ma annaksin järgmisena sõna siis Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika eksperdile proua Antonile siis. Kuidas need slaidid töötavad? Aha. Tervist, aitäh kutsumast.
meil on selle seaduse kohta väga palju erinevaid arvamusi, aga täna siis keskendume sellele, mis oli arutelu teemaks. Ja et mis meie hinnangul on siis kogu selle seaduse ettevalmistamise protsessis olnud väga suur puudus, et on väga palju räägitakse sellest, mis on kulu, mis on on vaja teha kliimaeesmärkide täitmiseks, aga ei räägita sellest, mis on kulu, mis kaasneb kliimamuutusega. Ja sellega, kui me ei täida neid eesmärke. Ja täna ma räägingi siis sellest 3 vaatest. Ma räägin otseselt just nimelt majanduslikust vaatest, et millised on kulud. Ma räägin rahvusvahelise õiguse ja õigusriigi vaatest. Ja et me oleme väga sellel seisukohal, et Eestil on kliimaseadust vaja, väga on vaja, sest meil on vaja kaitsta inimesi, loodust ja majandust kliimamuutuse eest. Meie suureks kurvastuseks see praegune eelnõu seda ei tee, arvestades, kui palju tööd sinna on pandud. Ja lihtsalt, et miks see siis on ka küsimus majanduse vaatest, et erinevad teadusuuringud siis näitavad, et kliimakriisi mõju on tegelikult väga suur, seda on varasemalt aastaid alahinnatud, sest seda hindasid majandusteadlased, kes loodusteadusega kursis ei ole. Kui majandusteadlased lõpuks võtsid appi ka loodusteadlased, siis hakkasid numbrid minema hoopis tõsisemaks. Neid järjest tuleb uusi uuringuid, aga suurusjärguliselt on asi jõudnud sinnamaani, et 1 kraad soojenemist tähendab maailmas globaalselt umbes 20% SKP vähenemist. Teades, kuhu soojenemine minemas on, siis see, ütleme siis aastaks 2100, me räägime poolest SKP vähenemisest. Ja lisaks on olemas selline mõiste nagu süsiniku sotsiaalne kulu, ehk siis mis on reaalne kulu, mida toob kaasa 1 tonni CO2 ekvivalendi heide. Et kui me teame, et ETSis on see kulu vist umbes 80 euro juures ja see põhjustab juba suurt probleemi, siis on välja arvatud, et selle tegelik kulu inimeste tervisele ja kõigele muule, millest me edasi räägin, on suurusjärgus $1000. Mis tähendab, et iga tonniga kuskile see kulu tekib, see on tegelikult tuleviku arvelt laenu võtmine, see on meie enda tuleviku, see on meie laste, see on meie kõigi tuleviku arvelt laenu võtmine. Ja oluline asi veel, mida tihtipeale üldse ka näiteks majanduskasvu mudelites ei arvestata, on see, et kliimamuutus on teiste kriiside võimendaja. Et kui väga paljudel inimestel ei ole võimalik enam oma kodukohas elada, siis nad tahavad kuskile liikuda. Ja hinnatakse, et need numbrid on seal leebematel juhtudel mõned 100 miljonid, karmimatel juhtudel mõned miljardid. Kui India muutub elamiskõlblikuks väga mitmel kuul aastas, siis need inimesed tahavad kuskile minna. Ja arvestades, kui vähe nad on ise seda probleemi põhjustanud, kui väike on keskmise hinduheide, siis neil on selgelt õigustatud ootus, et need, kes on seda probleemi põhjustanud, seda ka lahendavad. Ja selles vaates on meie jaoks tõesti suur probleem, et see seadus kellelegi tegelikult seda kindlust ei anna. Et selles mõttes ma saan nõustuda väga paljuski eelkõnelejatega, et seda vajalikku kindlust, et ei tehtaks investeeringuid, mis kliimamuutusega maailmas on mõttetud, seda kindlust loomulikult on ettevõtetele vaja. Ja nagu seni ju on näha, siis ettevõtted ise selle piiramisega väga hästi hakkama ei saa, sest nende eesmärk on võimalikult lühikese aja jooksul maksimeerida oma kasumit, ehk et muuhulgas välja kaevata turvas nii kiiresti kui võimalik, võtta metsad maha nii kiiresti kui võimalik, sest meie tänapäevases majanduses ju on lühiajaline kasum see, mis annab konkurentsieelise. Mis selles majanduses, mille me oleme ehitanud, on ju täiesti loogiline. Järgmine slaid, palun. Ja siin ma toon siis välja mõned siis mitte isegi riskid, vaid tegelikult juba toimuvad asjad. Ehk et need kulud, mis meil kliimamuutuse tõttu juba on ja mis meil igal aastal kasvavad. Et juba praegu on siis juba ainuüksi Eesti siis 5 suuremas linnas, keskmiselt sureb meil siis enneaegsesse surma 36 inimest aastas. Ma ei tea, et see number oleks kliimaseaduse aruteludes läbi käinud, et mitu enneaegset surma Eesti riigis on see, millega me oleme nõus. Ja kui suuri tervisekulusid näiteks haiglates, EMO-des, inimeste tööviljakuse langemine kuuma tõttu, me ei ole nagu seda arutelu selle seaduse jooksul näinud. Ja nendega seda, kui palju näiteks riigi inimeste ja ettevõtete kulud jahutusele suurenevad. Kui riik peab panema kõigisse haiglatesse, koolidesse, vanadekodudesse, kõigisse avalikesse asutustesse jahutuse selleks, et tagada kaitse kuumalainete eest. Kuidas see mõjutab? Me teame eelmisel aastal, ülemisel aastal on ju, kui on olnud kuumalained eksamite ajal, see selgelt vähendab noorte eksami tulemusi, kes neile kompenseerib selle, et nad peavad järgmisel aastal tegema eksami uuesti lootuses, et nad saavad teha seda jahedas ruumis. Ja teine oluline asi on see, et erinevad uuringud näitavad, et kuumaga sureneb inimeste vägivaldsus, nii et muuhulgas näiteks liiklusraev, kaklused, kõik muud sellised vägivallakuriteod kuumaga suurenevad. Ja tervisevaldkonnast, et lisanduvad olemasolevad haigused, nende levik suureneb, juba puukide puhul teame, tulevad uued haigused, näiteks dengepalavik, sest lihtsalt kuumusega need asjad levivad. Palun järgmine. Põllumajandus ja metsandus. Et toidu tootmine on maailma SKP-st ainult 2%. Ainult 2% keskmiselt. Kui tootmine väheneb poole võrra, siis kas maailma SKP väheneb 1% võrra või väheneb siiski rohkem?
majandusmudelite järgi väheneb see 1% võrra. Ma arvan, et kõik inimesed saavad aru, et kui maailmas on poole vähem toitu, siis see probleem on päris tõsine. Me nägime juba siis, kui Ukrainas sõja tõttu vähenes vilja eksport ainult ühest riigist, siis mis selle kahju oli. Kui meil hakkavad tulema maailma erinevates toidupiirkondades põudade ja muude kahjude tõttu samaaegselt toidu ikaldused ja toidutootmise vähenemine, siis selle mõju on oluliselt suurem kui see komaga protsent SKP-st. Ja Eestis me juba ka näeme seda, et põllumajandus vajab igal aastal toetusi ebasoodsatest ilmastikutingimustest tekkinud kahjustuste eest. Need ebasoodsad ilmastikutingimused juba ongi kliimamuutus, sest me oleme rajanud oma põllumajanduse stabiilsele kliimale. Meil on vaja arendada uued sordid, kas neid sorte on võimalik nii kiiresti areneda, kui kliima muutub. Kui meil ühel aastal on põud, järgmisel aastal ülejõutus, 3. aastal midagi muud, kuidas me arendame neid sorte sellel ajal, et neid testida. Ja siis ju talve kadumine, metsatööstus näeb seda. Metsaraie ja puude väljavedu pehmel pinnasel. Enam meil ei ole seda külma talve, millega me tegelikult saaks metsa mõistlikult majandada. Järgmine palun. Taristu, avalik sektor. Kliimamuutuse tõttu saame me järjest rohkem ehitada uusi asju, sellepärast meil kulub järjest rohkem raha olemasoleva hooldusele, sest kliimamuutus suurendab seda hoolduskulu. Teiseks, kliimamuutusele vastupidavate taristu ehitamine on oluliselt kallim, sest kui sademed suurenevad, siis näiteks ainuüksi drenaaž, teedel, konstruktsioone, kõike tuleb muuta. Külmumistsüklite sagenemine, väga lihtne probleem. Vanasti, kui tuli talv, läks külmaks, oli külm 3 kuud, tuli sulas ära. Praeguseks me näeme keskmisel talvel, kui palju meil on nulli ümber seda ilma, külmub, sulab, kuidas see lõhub teid. Jäävihma juba oleme kogenud, rongid jäävad seisma, kontaktliinid, mida rohkem meil on elektritransporti, järjest suurem risk. Raudteerööpad paisuvad, rongid peavad kuumalainete ajal aeglasemalt sõitma või peatuma, sest jahutus ei toimi. Puude kukkumine liinidele, teedele ja kõigele muule, sest külmunud pinnast ei ole. Tormikahjud, juba näeme kindlustuskulude suurenemist, juba näeme rahe, kõik nii edasi. Sademeveesüsteemid vajavad ümberehitamist. Meil on vaja hakata järjest rohkem ehitama puidust, aga kui meie kliima on soojem ja märjem, siis see kõik on puitehitistele oluliselt koormavam. Et ühelt poolt meil on vaja seda teha, teiseks see kliima, kus meil on vaja seda teha, on kehvem. Nii, järgmine palun. Rahvusvaheline õigus. Mis on rahvusvahelise õiguse hind? Lennart Meri on öelnud, et väike riigi aatompomm on rahvusvaheline õigus. Kas meil väikeriigina on luksus rahvusvahelist õigust mitte jälgida? Me oleme ise vabatahtlikult, keegi ei ole meid surunud, oleme alla kirjutanud erinevatele rahvusvahelistele kohustustele, ÜRO kliimakonventsioon, Kyoto protokoll, Pariisi leping, oleme liitunud Euroopa Liiduga. Rahvusvaheline õigus on väikeriigina meie eksistentsi ja julgeoleku alus. Kui teised sooviksid, kui me soovime, et teised riigid täidavad rahvusvahelist õigust, peame me seda tegema ka ise. Eesti heitmed on olnud maailma keskmisest oluliselt kõrgemad kogu meie iseseisvusperioodi. Ja värskelt on eelmisel aastal rahvusvaheline kohus andnud välja arvamuse, kus ta muu hulgas ütles selgelt välja, et kui riik ei täida oma kliimaalaseid kohustusi, võivad teised kahju saanud riigid nõuda sellelt riigilt kahjuhüvitisi. Rahvusvahelise õiguse järgi tuleb seada eesmärke, mis on võimalikult ambitsioonikad. Eesti riik on otsustanud seada eesmärgi aastaks 2030, mille me oleme juba saavutanud. Ja 2035 aastaks eesmärgi, mille me saavutame ilma ühegi lisaliigutuse tegemiseta. See ei ole kooskõlas rahvusvahelise õiguse meie võetud kohustustega. Palun järgmine. Mis maksab õigusriik? Ma ei tea, kas keegi oskab öelda. Meil on olemas selgelt kohtuotsus õlitehase kohtuasjas, kus Riigikohus on väga selgelt välja öelnud, et põhiseadusest tuleneb meile kohustus ja piirata siis kasvuhoonegaaside heiteid selleks, et piirata globaalset soojenemist. Ja selle kohta on isegi päris täpselt Riigikohus öelnud, et me peame andma sellesse proportsionaalse panuse ja selleks on omakorda aegsasti vaja kehtestada realistlik ja õiguslikult siduv etapiviisiline ja sektoripõhine heitkoguste jaotuskava kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Sellise kava puudumine looks lähiaastatel paljude tegevuste lubatavuse küsimuses isikutele suure ebakindluse. Ehk mõnes mõttes natuke selle olukorra, mis meil juba on. Et tegelikult ongi õigus, meil ongi ju keskkonnaõiguse järgi võimalik vaidlustada erinevaid otsuseid ja seda on ka siiamaani tehtud. Ja see olukord jätkub, kui kehtestatakse ainult sellised üldised eesmärgid. Ja seesama küsimus, et miks on vaja leiutada teekaarte. Eesti Vabariigis on seadusandlik ja strateegilise juhtimise protsess seaduses ette nähtud, meil on olemas arengukavad.
meil on olemas seadused, õigusaktid, tekitada juurde mingisugust asja, mille nimi on teekaart, mille koostamise protsessi ei ole kokku lepitud, mille keskkonnamõju ei hinnata. Seda ei ole mitte kuidagi põhjendatud, miks seda on vaja teha, miks ei sobi teha arengukavasid näiteks. Ja seda, et jälgida Riigikohtu otsust, panna need vahe-eesmärgid seadusesse ja teha sinna juurde vastavad arengukavad. Ja ENMAK ju juba tegelikult energiasektoris me ju teeme. Ühte sektorit me juhime arengukavaga, teisi sektoreid, millega pärast me hakkame juhtima teekaartidega. Selle kohta liiga head selgitust ei ole. Palun järgmine. Ja ma olen selles mõttes nõus, et me kõik teame, mis on Eesti majanduse suured probleemid. Sellest on ju väga pikalt räägitud. Me oleme ressursimahukas, madala lisandväärtusega, meie töötajate tootlikkus on madal. Ja nüüd küsimus ongi selles, et kas me laseme sellele asjal edasi minna või me kasutame muu hulgas ka kliimakindla majanduse seadust selleks, et suunata ettevõtteid pikaajaliselt jätkusuutlikule ressursikasutusele. Sest iga riik ise reguleerib oma ressursikasutust, sellepärast meil on olemas metsaseadused ja metsaregulatsioon, kui palju võib metsa raiuda, selleks meil on regulatsioon, kui palju võib turvast kaevandada ja nii edasi. Ja küsimus ongi see, et kas me tahame suunata selle jätkusuutlikule rajale või me jätkame sellega, mida me juba näeme puidutööstuses, kus tehti investeeringud, mis sõltusid näiteks Vene toormest, mis julgeolekupõhjustel kadus ära. Nii et selle mõttes me oleme täiesti nõus, et kliimakindla majanduse seadust on vaja, selle oluline eesmärk peab olema ettevõtetele investeerimiskindluse ja plaanide andmine, aga selleks on vaja võtta vastu julgeid otsuseid, mis on kooskõlas majanduse pikaajaliste arenguvõimalustega ja Eesti loodusressursside säästliku kasutamisega. Aitäh! Nii, aitäh teile! Nüüd me arutasime tegelikult siin Fit 55 täitmist või ütleme mõjuanalüüse, kes mäletab eelmisel aastal komisjonis. Oli härra riigikontrolör oli kohal, proua Kristi Klaas, siis toonane kliimaminister asekantsler Uiga oli kohal tegelikult komisjoni liikmed, eks ole. Ja siis oli küsimus selles, et kui palju see Fit 55 paketi erinevate elementide täitmine maksab, ütleme Eestile. Ja kuna need mõjuhinnangud olid vägagi selektiivsed ja erinevate seadusandlike algatuste puhul oli suurt poleemikat ühiskonnas, me mäletame kas või siin oli juttu palju laadimistaristu maksab nõnda edasi. Ja siis jäi kliimaministeeriumi poolt seisukoht, et vastused tulevad kliimaseaduses. Kliimaseadus annab tervikliku analüütilise baasi, kes mäletab meie komisjoni liikmetest, eks ole. Et praegu on meil kliimaseadus, kliimakindla majanduse seadus siin laual, see sisaldab koos tabelitega 4 lehekülge siis majanduse kohta ja need on tegelikult ristviited varasematele uuringutele, Stockholmi uuring ja nõnda edasi. Ja nüüd Riigikontroll on ka korduvalt, kuna see kliimaseadust on menetletud mitmes raundis, on olnud läbirääk kooskõlastused, eks ole, Riigikontroll on armu saanud. Et härra Riigikontroll, milline teie vaade nüüd on riigi välisaudiitorina, et kuidas, millised on selle seaduse, ütleme siis majanduslikud mõjud, kulumõjud siin erinevatest aspektidest viidati, siin proua Anton viitas oma, ütleme siis ökoloogilisest aspektist, härra Rasman viitas siin ka, ütleme siis sümmeetritest majanduskeskkonna mõjudest, et milline on Riigikontrolli nägemus, mis puudutab siis laiemalt selle Euroopa Liidu kliimamääruse elluviimist Eestis selle mõju, aga ka seda tähendust, milliseks see õiguskorras siis see kliimaseadus muutub. Aitäh. Kuludest ja tuludest ka, aga võib-olla esmalt kolm sellist olulisemat tähelepanekut võib-olla ka Riigikontrolli poolt, mis mõned kattuvad, et tõepoolest jagame paljuski sama seisukohta, et selle kliimakindla majanduse seadusega on veel vaja oluliselt tööd teha, sellepärast, et seletuskirja algusosas sõnastatud eesmärgid eelnõus puudu olevad lahendused tegelikult, seal ei ole selget kooskõla, et regulatsiooni peaaegu ei olegi, vaid pigem selline deklaratsioon või paragrahvi märkidega arengukava ja kui eelnõu eesmärk on luua selge raamistik, mis suunab majanduse arengut puhta energia kasutuselevõttu ressursitõhususe ja kliimaneutraalsuse poole või siis toetada ettevõtteid üleminekul, et siis tegelikult seda tuge sellest seadusest kahjuks veel ei tule ja ma arvan, et on hästi palju ka täna viidatud siis teekaartidele, et sektoriaalsed teekaardid annavad selgeid suuniseid riigile, kohalikele omavalitsustele, erasektorile, luues ühtse arusaama vajalikest sammudest ja prioriteetidest, siis
siis jah, tõepoolest see, mis asi see teekaart tegelikult on, et see ja millised protseduure tuleb läbida, et seadus jääb siin kindlasti palju sõnaliseks, et kindlasti, tegelikult kui vaadata seadus, siis see ei räägi midagi kinnitamist, ta räägib koostamisest, ehk tegelikult kindlasti ei ole ta määrus, sest klassikalises mõttes seda volitusnormi seal ei ole ja kui viidata kas või sellele samale Auvere õlitehase kaasusele, millele ka seletuskirjas on viidatud, siis heite piiramise kohustuse olulised küsimused peab otsustama seadusandja. Nii et tegelikult need kõige olulisemad küsimused, mis piiravad ühel või teisel viisil osapoolte käitumist, siis seda ei saa kuskile ebamäärasesse koostatavasse siis teekaarti panna. Kindlasti võib olla teekaartidel mingisugune roll, aga see peaks vaatama kuidagi tervikuna, et seadus peaks olema selles mõttes täpsem kohustustaja suhtes. Ja see, mis puudutab kulusid ja tulusid, et siis üheks selliseks nähtavaks probleemiks seletuskirjas on see, et ma arvan, et peaaegu eranditult on seletuskirjades alati seaduse rakendamisega seotud riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevused, eeldatavad tulud ja kulud. Seda ei ole tegelikult selle määruse seletuskirja juures, et seletuskiri ütleb seda, et seadus otseselt survet riigieelarve ei tekita ning teekaardid annavad suuna, kuid ei pane kohustusi sealhulgas eelarve osas, aga see päris tõsiselt võetav seisukoht ei ole. Liiati ka seletuskirjas endas on ju tegelikult öeldud seda, et kasvuhoonegaaside heite piirid on seatud riigile ja eesmärkide täitmise tagab riik valdkondlike poliitikasuuniste meetmete ja investeeringutega. Ehk tegelikult eeldus on ikkagi selles, et riik need kulutused teeb eesmärkide saavutamiseks, nii et ma arvan, et kindlasti tuleks lisada ka see kulude ja tulude pool, mis seal on tõepoolest lõik mõjuhinnanguid ja analüüsi, aga kui vaadata hea õigusloome ja normide eeskirja, siis ikkagi selge kalkulatsioon kohustuste ja tulude kohta peab seletuskirjas olema. Ma arvan, et reeglina seda ma ei julge kinnitada nüüd, et kõikide eelnõude puhul hea õigusloome ja normide eeskirja alati ka ei täideta, aga üldiselt see on olemas. Ma arvan, et see on keeruline sellist kalkulatsiooni sinna panna, aga see oleks hädavajalik, et oleks selge, mida see tegelikult tähendab. Aitäh! Aitäh! Nii, siin on kõlanud tähelepanekuid ja seisukohti. Läheksime siis küsimuste juurde. Niimoodi süütud sõbralikud küsimused komisjoni liikmete poolt väga tõsises teemas. Ja mul on nüüd Kliimaministeeriumi esindajatele, ma eeldan, proua osakonnajuhataja vist vastab sellele, aga Ruiga ka täiendab, kui vaja. Et nüüd, kui me vaatame seda seadust, siis on mul paar küsimust täpsustuseks. Esiteks, palju ma võtan siin nagu varrukast kinni ära Tiidemane osandusele, mis puudutas sektori ebakindlust või väidati investeerimise ärajäämist 150 miljonit. Seda seadust on nüüd välja töötatud 3 aastat. Et palju sellega ära jäänud investeeringute mahtu, kas Kliimaministeeriumil on ka hinnang olemas, kui palju me seda hindame, et kui me annukse turbasektoris, on see, ma ei tea, kas arv on relevantne, mitte, räägime 150, palju ta teiste sektoriga kokku on ta miljard, on ta üle miljardi, küllap mingites sektorites siis on investeeringuid ka tasakaalustavad seal planeeritud, ütleme see rohetehnoloogiatesse ja energeetikasse. Kas ministeerium on seda hinnanud? Teine küsimus, ütleme täpsustusena, puudutab nüüd seda, et ma tulen selle juurde tagasi, et mida härra Riigikontroll ka osundas selle seletuskirja juurde, et palju siis selle kliimaseaduse elluviimine selles formuleeritud mahus, palju see maksab, sest see paatos on, et olgugi, et ta on muudetud ilmselt ka väga suure kriitika ja kompromissi keskkonna puhul väga eufemistlikuks, eks ole. Selle eesmärk on siis tegelikult Euroopa kliimamääruse elluviimine. Palju see maksumus siis on, konsolideeritud maksumus? Et kas teil on mingi tekkinud ka vahepealsel ajal võrreldes meie eelmise aasta aruteluga mingi dokument selle hindamiseks või metoodika? See on väga keerukas, siin on väga dramaatsi erinevastest aspektist näiteid toodud, millised elementi see peaks sisaldama. Ja selle valguses on mul veel täpsustav küsimus Kliimaministeeriumile, et praegu on nende viimaste aastate jooksul kliimaseadus muutunud zombiseaduseks. Parlament seda vastu võtnud ei ole,
aga samas zombi liigub ringi, talle viitavad tegelikult muude seaduste seletuskirjad, kui me muutsime keskkonnatasutuse kompleksluba, muutsime tähtajaliseks, oli kirjas, et vastavalt kliimaseadusele toimib juba tegelikult efektiivne telefoniõigus, ka ametkondlikult vastavalt kliimaseaduse reeglitele. Nüüd on seda kliimaseadust ennast on ka disainitud nii-öelda ähmasemas, umbmäärasemas suunas. Aga kui palju tegelikult õiguskeskkonnas juba reaalselt Kliimaministeerium tegutseb selle kliimaseaduse loogika alusel, sest praegu on tekkinud niisugune olukord, kus kliimaseadus oli eelnõu, mis andis küll, ütleme, ja nüüd on meil praegu olukord, kus ta vastuseid ei anna, vaid ta delegeerib madalamale tasemele, eks ole. Kuhugi delegeerib, kuskil otsustatakse, kuskil viidatakse otsustustasandina. Ja see puudutab haldusotsuseid reaalselt, mida hakatakse kujunema. Et kui palju tegelikult juba Kliimaministeerium selle, sõltumata sellest, kas seadus on või kui seadus ütleb, et on mingid teekaardid ja need on kõik alamale tasemele, palju teil tegelikult juba te opereerite sellega oma poliitikavalikute puhul? Need 3 küsimust, aitäh. Nii, proovin otsast alustada, kui jääb millelegi vastamata, andke märku. Mis puudutab ära jäänud investeeringuid, et siin pole märgitud murekoht näitab väga selgesti seda, miks kliimakindla majanduse seadust on vaja. Et anda see selge suund ja võib-olla võtta ka maha mured ja hirmud, mis mõningate sektorite arengusuundasid võivad puudutada. Et kliimakindla majanduse seadus ju seab tempo kliimaneutraalsuseni jõudmiseks viisil, mis arvestab esiteks seda, mis on meile jõukohane, arvestab ka sellega, et toidujulgeolek oleks tagatud, et põllumajandustootmist ei vähendata, aga arvestab ka siis sellega, et turbatööstus saab edasi toimida ja ka metsanduses me liiguksime suurema lisandväärtuse poole. Ja teekaartides need tegevused, sammud on siis ka täpsemalt välja toodud ja toodud välja ka riigi roll, kus riik saab sektoreid toetada, milliseid meetmeid rakendada, mida on vaja teha ka näiteks sellest vaatest, et teadusarendusi, et me sektorite heidet oskaksime täpsemini arvestada, mis annab ka võimalust väiksema jalajäljega tulevikus toimetada, et need on kõik väga olulised sammud, mis teekaartides on välja toodud ja mida vaadatakse siis koos sektorite ja huvirühmadega ka korrapäraselt üle. Ja teekaartides on välja toodud ka erinevate sektorite maksumused, kas on riigieelarvelised tegevused, erasektori panus ja ma tuletan meelde, et esimest korda tegelikult kliimaneutraalsuse saavutamise maksumus arvutati läbi 2019 aastal, enne kui Riigikogu selle sihi kinnitas ja summa suurusjärgus on jäänud üsna samasse suurusjärku. Ja võib-olla mis on veel oluline, mis puudutab maksumust, et kuidas me need eesmärgid saavutame, siis investeeringuid tuleb riigil, erasektoril teha niikuinii. Et väga keeruline on siin eristada seda, et mis on seotud nüüd otseselt kliimaeesmärkide saavutamisega, mis on siis need tavapärased investeeringud. Et kliimaseadus koos siis nende tegevuste suundadega, mis teekaartides on välja toodud, annavad ettevõtetele ja ka riigile siis nendes valikukohtades, et kui on vaja uusi investeeringuid teha, et mis on
see mõistlikum suund ja kui me vaatame viimase aja arenguid näiteks Hormuzi väina sulgemisega seonduvalt, siis ei ole üldse nii üks-ühele võimalik öelda, et need investeeringud, mis toovad meile väiksema jalajälje, oleks kuidagi pikas vaates kallimad, kui jätkata fossiilkütustesse investeeringuid, et see hinnavolatiilsus fossiilkütuste puhul on juba täna väga suur murekoht ja selle eelarveline mõju ja ka mõju ettevõtete finantsvõimekusele on palju prognoosimatum kui see, et tehakse investeeringuid tehnoloogiatesse, mis pikas vaates on palju kindlamad ja ka energeetika puhul, et kui me räägime ka juhitavatest võimsustest ja sellest, kuidas energiasektoris väiksema jalajäljega energiatootmiseni jõuda, et seal samamoodi need valikukohad lähtuvad ju väga palju ka sellest, mis on kulutõhusam juba täna ja võib öelda, et need kõige heitemahukamad investeeringud on täna juba kulukamad kui väiksema heitega investeeringud. Ja mis puudutab seda, et kui palju täna kliimakindla majanduse seadusele või selle teekaartidele viidatakse, et Eestil on juba võetud Euroopa Liiduga kohustused 2030 aastaks nii maakasutussektoris kui ka siis sektoritele, mis puudutavad transporti, väikeenergeetikat, põllumajandust ja jäätmemajandust, et riigi arengute ja ka investeeringute suunamisel neid eesmärke arvesse võetakse ja need eesmärgid omakorda on siis kooskõlas kliimakindla majanduse seaduses seatud eesmärkidega. Kui midagi ei vastamata, andke märku. Aitäh teile. Proua Ingeraine siis Anna Lae. Jaa, suur aitäh. Mulle tundub, et siin on selle tasakaalu leidmine selle seaduse loomega väga-väga keeruline. Mul on endal 2 poega ja siin istun laua taga ka nooremaid inimesi, et ühest küljest on nagu need väärtused niivõrd nagu keerulises kohas juba ja rääkimata sellest, mis see keskkond meil ümber on alates sõjast ja muudest asjadest. Et mul on nagu küsimus, et seda seadust on arutatud ju aastaid ja kuidas teil tunnetus on, et kui kaugel me praegu sellest tasakaalupunktist nagu oleme? Et ma kuulen siit ühelt poolt erinevaid huvisid, mis on ikkagi lähtuvad väga lühiaegsest perspektiivist ja teisalt ma näen suuri muresid, mis on nagu tõeliselt olemas. Et kuidas teil tunnetus on? Te olete palju nende erinevate osapooltega kokku puutunud, et kui kaugel me tegelikult sellest ühisosa loomisest oleme? Võib-olla on siin oluline ka taustal välja tuua, et kui me vaatame, Eesti on üks väheseid Euroopa Liidu riike, ühe käe sõrmedel võib neid ette lugeda, kellel ei ole oma kliimaseadust ja teiste riikide seadused on ka üldjuhul sellised raamseadused, kus on sektorite ülesed eesmärgid ja pigem siis ongi selliseks ühiskondlikuks suuna andjaks ja me oleme Eesti kliimakindla majanduse seadusega ka sinna nüüd liikunud, et võib-olla esimesed versioonid olid veidi detailsemad
Aga siis tuli ka ettevõtetelt päris palju sellist reaktsiooni, et jah, ühelt poolt sooviti selgust, väga detailseid samme, kuidas need eesmärgid täita, aga teiselt poolt ei soovitud, nagu ka täna siin mitmel juhul välja öeldi, et riik midagi väga kinni kirjutaks kellegi jaoks. Et seetõttu selline tasakaalu otsimise punkt oligi lahendus, et seadusesse endasse panna kirja majandussektorite ülesed eesmärgid ja see detail jääks teekaartidesse, et ühelt poolt oleks kõikidel silmade ees, et mis on tänane parim teadmine, kuidas need eesmärgid ära tuua, aga teiselt poolt jätaks sellist paindlikkust teekonnal olukorda üle hinnata, vaadata, et kas mõnes sektoris saame kiiremini liikuda, mõnes oleks vaja tempot maha võtta. Ja mis puudutab ka siis neid eesmärke, et seal me oleme väga lähtunud sellest, et mida me oskame tegevuste põhiselt kokku arvutada, et kas need eesmärgid on võimalik täita. Ja meil oleme võtnud selle lähtepositsiooni, et me ei sea eesmärki selliselt, et me ei tea tänase parima teadmise juures, kuidas seda on võimalik teostada. See tänane parim teadmine võib homme muutuda, aga siis saabki vaadata sektoripõhiselt need tegevused üle ja vajadusel korrigeerida, aga oluline on see, et meil oleks see pilt olemas ja Eesti seadusandlust ei saa ka eraldiseisvalt vaadata Euroopa Liidu omast, et seal samamoodi need tehnoloogilised arengusuunad, see, kuidas heitkogustega kauplemissüsteem sektoreid suunab, selle kõigega me oleme arvestanud ja see kõik mõjutab veel täiendavalt koos Eesti seadusega. Aitäh! Aitäh, Loole! Aitäh! Mul küsimust vist ei ole, pigem selline pikem kommentaar kuulates seda arutelu. Kõigepealt muidugi tänan ettekandjaid väga huvitavate vaadete eest, paljudega olen juba tuttav, aga mõnega mitte nii väga. Keskkonnaühenduste koja esindajale ka suur tänu, et need kliimariskid said välja toodud. Ma olen täiesti nõus, et nendest üldiselt Eesti aruteludes kliimapoliitika osas liiga palju ei räägita, aga ma arvan, et see on väga oluline, ka riigikontrolör vihjas sellele tulude ja kulude tabelile, kui nii võib öelda, et meil just Keskkonnakomisjonis oli kliimakindla majanduse seaduse arutelu. Komisjon tegi menetluslikud otsused ka, järgmisel nädalal on esimene lugemine Riigikogu saalis ja siis kindlasti võtame selle kriitika, mis siin on kõlanud arvesse ja loodan, et kõik kõnelejad siis ka siin, ma mõtlen just eriti sektorite esindajaid ja Keskkonnaühenduste koda, et saate oma ettepanekud komisjoni saate selles menetluslikus protsessis ka osaleda, et proovime võimalikult palju arvestada, aga siin on juba mitu korda kõlanud, et see seadusloome protsess, siis seaduse väljatöötamise protsess ministeeriumis on olnud väga pikk. Tegelikult ei saa öelda, et need sektorite esindajad, kes siin ka täna sõna võtavad või liitude esindajad üleüldse ettevõtjate poolelt, kes on nagu kriitilised, et nad ei oleks kursis sellega, et Eesti on võtnud endale kliimaneutraalsuse kohustuse ja et meil on Euroopa kliimamäärus ka juba ammu kehtiv. Et see, et me tahame oma seadusandlusesse tuua õigusselgust, peaks olema ainult tervitatav. Ja natukene tekitab ka kummastust minus mõne ettevõtja või siis ettevõtjate esindaja seisukoht, et seadust ei ole tarvis, sellest mingit kasu ei ole, see on liiga üldsõnaline, et kui te mõtlete ise ka tagasi sellele viimasele 3 aastale, siis tegelikult nagu ka Laura Remmelgas Kliimaministeeriumist ütles, kui oli arutelu sellest, et seadus oleks detailne, seaks piirid, kohustused, mida ma olen nõus, see võiks rohkem teha, aga lihtsalt tänane kompromissi koht on selline nagu on, siis seadus teile tegelikult ei sobinud. Et seadusandja vaates lihtsalt, kuna me oleme siin keskel, peame neid kompromisse tegema, vaatame seda laiemat pilti, siis tekib meil küsimus, et kas üldse on
võimalik nii-öelda siis sõbralikult arutada või mitte. Et praegu tundub, et ei ole sobinud ei üks ega teine versioon. Ja täiesti arusaadav selles osas on teie kriitika, et siin on sellest kasumi maksimeerimisest juba mitu korda räägitud, et eks iga ettevõtja sooviks ju saada enda mingisugused ärihuvid sellisesse suurde seadusesse, aga ma arvan, et see ei ole seadusandja eesmärk tulla niimoodi kellelegi vastu, et seadused peaksid olema ikkagi kompromissid, mitte mingisuguse ettevõtja või konkreetse sektori siis ärihuvi. Et kui siin Turboliidust mainiti seda 150 miljoni suurust investeeringut või investeeringuid, mis on jäänud tegemata, et ma ei saa täpselt aru, miks te seda kuidagi Kliimaministeeriumi süüks ajate või kuidas need asjad on omavahel seotud, et see 2050 eesmärk ja vahe-eesmärgid Euroopa Liidu roheleppest tulenevalt on ju kõigile teada ja te olete olnud koos teiste sektorite esindajatega olnud kaasatud ju siis sellesse seadusloome protsessi. Et ma arvan lihtsalt, et sõnavõtud on veidi eksitavad, aga laiemas plaanis ma lihtsalt loodan, et see seaduse menetlusprotsess viib meid ka ühiskondlikus arutelus sellisesse kohta, kus me ei vastanda erinevaid teemasid omavahel riigis, et ei ole iive versus kliimamuutused või kaitse versus kliimamuutused, et sinna Keskkonnaühenduste Koja esindaja tõi väga hästi välja need majanduslikud mõjud, mis tulenevad kliimakriisist. Ma ei usu, et ükski sektor oleks nende suhtes kuidagi pime. Et me peame vaatama seda laiemat pilti ikkagi ainult, mitte ainult, mis siin aastani 2030 saab. Ja selles arutelus on oluline mõelda ka tegelikult, mis saab edasi peale aastat 2050. Et meil kõigil võiks olla selline natukene pikem vaade. Ja mul tekib küsimus ka, et võib-olla soovite kommenteerida, võib-olla mitte, nendele, kes on siis ettevõtjate poolelt seaduse osas väga kriitilised, et pole sobinud detailsem versioon, ei sobi üldisem versioon, et mis on need teie alternatiivid, siis mida te siis pakute? Et kliimakriis eskaleerub, kliimamuutused on jõudnud Eestini, te nägite neid numbreid, erinevaid asju, mis toodi ka Keskkonnaühenduste Koja slaididel välja, et kas on kuidagi võimalus siin diskussiooni pidada, täitsa huviga küsin Keskkonnakomisjoni esindajana. Ja üks viimane asi tegelikult veel, mida tahaks võib-olla härra Reinsalule mainida, et te olete nagu väga üllatunud sellest, et meil on see arutelu, et see seadus tuleb. Tegelikult te olete ise kinnitanud nii Pariisi kliimaleppe kui ka Euroopa Liidu roheleppe. Et ühel juhul olite te välisminister, teisel juhul justiitsminister ja roheleppe kinnitamisel oli keskkonnaminister EKRE ridadest üldsegi. Et ma tegelikult loodan, et meil tekib selline laiapõhjaline tasakaalukas arutelu, et need otsused, mida me siin täna teeme, see arutelu, see ei ole kuidagi uus. Aitäh! Nii, ma annan, kuna küsimus oli ka, ma repliikidele vastan ka, aga küsimus oli, ma saan aru, ka ettevõtjatele. Ma ei tea, kas ma lühidalt annan sõna härra Asmanile võib-olla. Kui soovitakse. Kui härra Asman võib-olla lühikese repliigina vastab, siis proua ja vabandust, lihtsalt üks asi veel, et kuna härra Asman vastab, siis minu küsimus lähtub ka sellest, et tegelikult VKG oli esimene ettevõte, kes Eestis pakkus välja selle mõtte, et kliimaseadus peaks tulema. Nüüd me oleme seda teinud, te olete saanud osa olnud selles suures kaasamisprotsessis, aga nüüd ütlete, et seadus on jama ja sellega ei peaks tegelema. Et tõesti, tahaks aru saada, mida te mõtlete. Aitäh. Jaa, ma ei osanud kätt tehniliselt panna, kuidas kätt tõsta. Et tõsi ta on. Meil on alati võimalus jääda viisakalt eriarvamusele, mida me oleme kogu aeg olnud. Me ise arvame, et nullheitme eesmärk on radikalism. Seda ei ole võimalik mõistlikel tingimustel saavutada. Me mõistame, me oleme ka seaduse kuulekad, et kui Euroopas selline suund võeti ja selle poolt hääletati, siis me valisime meie ettepanek, et tuleb teha kliimaseadus tulenes sellest, et tuleb kahest halvast vähem halb valida. Et kui keegi tahab midagi teha, siis ta peab suutma seda selgitada, mis siis plaan on, mis hea ja halb saab siis juhtuma, kuidas saavad põhiõigused kaitstud ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui kirja panna ei oska, siis tegelikult täpselt aru ei saa, mida keegi teeb. Ja sellest tulenevalt oli ettepanek, et teha siis see seadus. Nüüd on proovitud seda kirja panna. Täna seni ei saa keegi täpselt aru. Põhimõtteliselt öeldaksegi lihtsalt seda, et me fikseerime graafiku, kuidas heitmed vähendavad. Aga miks on ta kogu aeg olnud kriitika all,
on seetõttu, et keegi ei põhjenda, miks on üks või teine asi tulnud. Et ütleme, jätame nüüd selle, et raudteerööbas paisub Eestis soojaga või see raudteid on ikkagi lõunamaadel ka. Et need nagu päris nagu, ütleme, need ei ole sama kaalukad, et ei ole mõtet panna, ütleme, me võime ütelda, et 30 inimest sureb kuuma kätte, umbes sama suurusjärk sureb kui külma kätte, et me ei hakka ju sellesse diskussiooni üldse nagu minema. Vastutustundliku seisukohalt võiks küsida ka, et mida teevad need 5000 leibkonda, kelle üks pereliige töötab põlevkivisektoris, eks nemad siin on ka kaalumise koht. Aga selles mõttes, et see seadus on algusest peale olnud ebaselge, et kui Green Deal oli majanduskasvu saavutamine süsiniku heitme vabalt, siis Eestis majanduskasv ei ole eesmärgiks. Eestis on lihtsalt süsiniku vähendamine. Kui me räägime jõukohasusest, Laura Remmelgas ütles, et jõukohasus on printsiibina. Tänases kliimaseaduses nende põhimõtete all sellist punkti nagu jõukohasus ei ole. See on tegelikult universaalne printsiip, et see peab olema inimestele jõukohane. Et selles mõttes, et kui tuleb madala kvaliteediga töö ja me ei ole siis sellega nõus ja see jätkub veel madalama kvaliteediga, siis saab vist ka nagu ette heita, et miks me sellega nõus ei ole. Mul endal on tegelikult oli 2 sellist pool küsimust, mida võiks nagu enda käest küsida, et ma siin kirjutasin üles, sain ka huvitavaid teadmisi, et ühiskondlik tegelik kulu süsiniku peale on tegelikult 1000 eurot või dollarit tonn. Ja siis oli ka, et see süsiniku neutraalseks saamiseni see hinnang on jätkuvalt sama, kui ma ei eksi, oli 17 miljardit oli vaja investeerida, et süsiniku neutraalseks saada. Mul endal oli küsimus, et kas riik on kaalunud, et ütleme, kui erakapitalilt ei tule riiki investeeringuid, siis riik võiks võtta laenata 17 miljardit, teha need investeeringud ära ja nagu ma aru saan, siis Eesti aastane heide on umbes 12,5 miljonit tonni korda $1000 või 1000 eurot, see on 12,5 miljardit tulu aastas, et tasuvus oleks 1,3 aastat. Et kui see on kõik nagu nii ilmselge, siis teen ettepaneku riigil laenata see 17 miljardit, teha kiiresti need investeeringud ära ja hakata seda 12,5 miljardit aastas sissetulekuid võtma, et kui on kõik väga nagu selge. Nii, aitäh. See ongi meie kriitika on see, et pole õigused, pole selge, mida tahetakse saada, põhiõigused pole kaitstud, ühtegi kalkulatsiooni ei ole, pole olnud ja nüüd jätkuvalt ei ole. See ongi meie kriitika. Nii, aga mul on paar konkreetset küsimust, siis on et küsimus nüüd Kliimaministeeriumile. Esimene küsimus on, kas need teekaardid, millest on juttu seaduses ja mis ma saan aru, ka peaksid katma seaduse definitsiooni järgi kogu inimtegevuse, inimese eksistentsi, inimese majandustegevuse, inimese ükskõik millise tegevusväljenduse, olgu ta riigikaitses, olgu ta siis tervishoius, olgu ta siis, eks ole, tööstusvaldkonnas. Kas need teekaardid on nüüd valmis kõik koos ka analüüsiga, palju need maksavad, kuna need muutuvad, ütleme siis mitte õiguseks või õigusväliseks osaks, ja kas neid komisjonil on võimalik ka edastada, need teekaartide pakett? Esimene küsimuse element. Teine küsimuse element on, me kõnelesime siin palju selle seaduse mõjust, sellele on omistatud väga suur ja kõlav paatos, ka seletuskirjas, eks ole, tuuakse välja, et nüüd, kui ta kliimamuutusega ennekõike temperatuuri tõusuga muutmiseks on see seaduse, siis ütleme see keskne eesmärk. Et palju siis tegelikult see seadus, kui meil oli siin ka näiteid selle kohta, selle seaduse majanduslike mõjude kohta, et probleemide kohta siin osundati tõesti raudteerelside kuumenemisele ja nõnda, palju ta temperatuuri mõju omab? Et kui suur on see temperatuuri mõju siis, kas seda on võimalik väljendada ilmselt murdosadena siis kogu planeedi temperatuuri mõjust, et kuna see on ju nii-öelda baaseeldus,
kui me arutame, milleks nii-öelda kogu see tegevus, siin oli viide rahvusvahelistele lepetele, et mis selle mõju siis on tegelikkuses. Ja kolmandaks on mul küsimus nüüd see, mis puudutab piiranguid, ütleme siis fossiilkütused. Siin ma saan aru, 2030. aastast keelatakse riigiasutustel investeeringute tegemine või soetuste tegemine siis fossiilkütusete või selle kandjatesse. Et 2030. aastast. Ja mu küsimus on, et aga kui me võtame tänase tegevuse, et see mõjuks silmakirjalikuna, ma täpsustan üle, et kas see tähendab, et siis ka, et palju täna ministritel on siis ametiautod, on elektriautod ja palju on fossiilkütuseautod ja mis põhjustel siis ametis olev valitsus, kes selle seaduseelnõu esitas, kui on mingid fossiilkütuseautod, siis praegu ei sõida elektriautodega selles loogikas, kui neid reegleid siis ühiskonnale surutakse peale või ka avaliku sektori tulevikus. Ja 4. element puudutab seda täpsustust, et siin on sees energeetika pöörde niisugused põhimõtted, et riigil ja riigi kontrollitavatel äriühingutel keelatakse igasugune tegevus siis nii-öelda kodumaise tahkekütuse ressursiga opereerimiseks. See on keeld, mis sätestatakse, teatud eranditega, aga keeld. Et milline on selle energiapoliitiline mõju siis meie energiajulgeolekule? Aitäh, need 4 väikest täpsustavat küsimust. Nii, ma hakkan otsast minema, aga viimast küsimust lasen siis Jaanusel ka vastata. Teekaardid on kättesaadavad Kliimaministeeriumi kodulehelt, saame linki jagada, saate tuttavad. Need teekaarte perioodiliselt vaadatakse koos huvirühmadega üle, praegune seis on sealt kättesaadav. Ja teekaardid... See on, mis praeguste eesmärkide või kliimakindla majanduse seaduses seatud majandusüleste eesmärkide täitmisi peegeldab sektorite põhiselt. Rohkem te ei planeeri? Ei saa välistada, et võib-olla tulevikus mõni sektor soovib endale veel täiendavat teekaarti, aga praegune nimekiri on selline, nagu ta on. Arusaadav. Ja nende teekaartide puhul ütleb, et mõni sektor soovib, siis tehakse nii-öelda õmmeldakse pintsak. Praegu kõik sektorid on soovinud neid teekaarte, jah? Praegu on siis lähtutud sellest, et need sektorite eesmärgid, mis varasemalt kliimakindla majanduse seaduse eelnõus olid, mille pealt ka majandusülesed eesmärgid kokku on arvutatud, nende sektorite kohta on tehtud teekaardid, on transport, põllumajandus, metsandus koos puittoodetega, turbasektor ja puhastööstus. Ja siis energiamajanduse arengukava hetkel teekaardiga me ei dubleerinud, kuna ENMAK oli just värskelt valminud. Ja mis puudutab, mis see teine küsimus täpselt oli, kui saab täpsustada, seal oli eesmärgiga seonduvalt. Ja, mis oli baaseesmärk, ütleme, kui me räägime võitlus kliimamuutustega, siis milline on selle seaduse realiseerimisel aset leitav kliimamuutusealane siis seisund, mida me kavatsusena seame eesmärgiks? Eesti kliimakindla majanduse seaduse eesmärkide seadmisel me oleme lähtunud Euroopa Liiduga võetud kohustustest ja Euroopa Liidu kliimamääruses seatud eesmärkidest, kuna Pariisi leppe ees on Euroopa Liit nii-öelda ühtsena annab aru oma eesmärgist ja kui Eesti eesmärk on kooskõlas Euroopa Liidu eesmärgiga, siis me oleme ka kooskõlas Pariisi leppe eesmärgiga hoida globaalne temperatuuri tõus alla 2 kraadi ja püüelda 1,5 poole. Ja Eesti kliimakindla majanduse seadus sellega on kooskõlas läbi selle, et on Euroopa Liidu regulatsioonidega kooskõlas, mis siis jälgivad Pariisi leppe eesmärkide täitmist. Aga kui rääkida ka kliimakindla majanduse seadusest, et nende Eesti eesmärkide seadmisel ühelt poolt me oleme siis võtnud aluseks Euroopa Liiduga võetud kohustusi, aga me oleme ka siis jälginud seda, et
kliimaeesmärgid ei oleks nii-öelda asi iseeneses, vaid see, kuidas me nende eesmärkide suunas liigume, aitaks tõsta Eesti majanduse konkurentsivõimet ja nendes teekaartides ka siis see majanduse konkurentsivõime pool on tugevalt sisse toodud, et see on olnud aluseks ka nende meetmete valikul, mille pealt need eesmärgid kokku on arvutatud. Ja energeetika osas? Jah, seal oli mul küsimus nende valitsusliikmed, sümbolina või indikaatorina valitsusliikmete ametiautode kohta, härra Uiga. Miks? See on väga praktiline näide. Ma küsin lihtsalt selle kohta, et kas elu ja nii-öelda omistatavad, ütleme, siin on väga palju juttu olnud silmakirjalikkusest, eks ole, ja mul selles mõttes täpsustan lihtsalt üle seda, et kas liikluspark avalikus sektoris 2030. aastast, ma mõte oli selles, läheb üle siis, ütleme siis, mitte aga ma küsingi seda, et mis kehtivas olukorras on just. Pean tunnistama, et viimast seisu ei ole vaadanud, saame selle saata järgi, aga ka riigile nii-öelda kohustuste panemisel on oluline siis see, et teatav ülemineku aeg jääks, saaks kõik hanked üle vaadata ja nii edasi. Nii Rui ka võib-olla lühidalt vastab selle energia. Jaa, tere kõigile ka minu poolt. Olin juures siin, et kui on energeetika spetsiifilised küsimused, alati need tekivad. Et kliimakindla majanduse seadus siis tõesti on üks paljudest valdkondlikest seadustest ja ka raamistikudest, mida siis energiapoliitikat kujundades järgime ja jälgime. See on see väliskeskkonna mõju, otseselt vahetult avaldub kogu selle kliimapoliitika mõju ju läbi süsinikuemissioonide hinna, mis siis suunab puhtamas energiasse investeerimisele. Selles kliimakindla majanduse seaduse eelnõus on lisatud säte, mis siis välistab avaliku, ütleme siis riigi ainuosalusega oli siis ettevõtete investeeringud fossiilkütustesse. Me oleme veendunud, et seal on juures välistused või erandid siis varustuskindluse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks. Et see peab olema, sest et kui meil peavad olema vajalikud seadmed olemas, et toota elektrit ka ajal, kui meil puhastest ressurssidest ei piisa. Oluline on see erisus, mis sinna on lisatud ka näiteks elektrigeneraatorite jaoks, mida võib vaja minna igas valdkonnas, mitte ainult siis, ütleme, suur elektri tootmises. Et selline erand on seal sees ja see võimaldab siis varustuskindluse tagamiseks ja elutähtsa teenuse ootamise tagamiseks vajalike investeeringute tegemist ja see on see, millega me saame arvestada. Aitäh, härra Vaga, palun. Ja olge. Et ma siit täpsustan fakti, et Euroopa Liidu kliimateadlaste paneeli hinnangul ei ole Euroopa Liidu kliimaeesmärgid Pariisi leppega kooskõlas, vaid Pariisi leppega kooskõlas olevad eesmärgid oleksid 2030. aastaks heitmete vähendamine vähemalt 70% ja ka 2040. aasta nii-öelda see 90% eesmärk ei ole teadusega kooskõlas, sest nende hinnangul nii-öelda peaks see eesmärk olema sisuliselt kliimaneutraalsus või rohkem, aga kuna nad samal ajal siis arvestasid ka seda jõukohasuse küsimust, siis tegelikult teadlaste hinnangul peaks olema heitmete vähendamine vähemalt 90–95%, millele lisanduvad tegevused kolmandates riikides, et siis vähendada seda puudujäävat osa Pariisi leppe täitmises, sest Pariisi leppes ei ole mitte kirjas ainult kliimaeesmärgid kui numbrid, vaid seal on ka siis kohustuste jaotamine ehk et rohkem arenenud riigid peavad panustama rohkem. Nii, härra Vaga. Ja, aitäh. Tead selle arutelu eest ja minu arust väga hea intelligentsuse tasemega arutelu siin komisjonis. Huvitav on vaadata kliima- ja energeetika debatis ikkagi või kliima- ja majanduse debatis on kõige suurem osa on alati see energeetikal ja energeetikasse vaadates arutame, et kas mingid investeeringud on ära jäänud, aga tegelikult me näeme, et majandus ise liigub ka siis taastuva ja säästlikuma energeetika tootmise juurde. Seda näitavad ka Eesti numbrid. 2025 aastal Eestis toodetud energeetīkast tuli 3,6 teravatt-tundi, mis on vist suurusjärgus Eleringi andmetel 68% kogu Eestis toodetud elektrist tuli taastuvatest. Tegelikult see majandus niikuinii juba liigub sinna ja see tõenäoliselt liigub
see osa energeetikast on investoritele oluliselt nagu riskivabam ja see on see koht, kuhu kogu tark raha maailmas liigub. Ja selles küsimuses, siin on selle debatti aastaid olnud, et kas mingid investeeringud nüüd jäävad ära, kas mingid sektorid vähenevad, kas see on siis mingi kliimaseadus või kliimaministeeriumi tõttu, tihtipeale võib-olla mingi majandusharu natukene muutubki. Aga tegelikult on ju väga palju investeeringuid juurde tulnud. Et mul on küsimus kliimaministeeriumile, kindlasti te ei oska kohe siit seda vastust öelda, aga äkki oleks võimalik komisjonile saata, siis ma arvan, kõige loogilisem oleks seal mingi 2021 aastas, kui vist Fit for 55 vastu võeti, et kui palju on tegelikult tulnud Eestisse siis nii-öelda jutumärkides nagu rohepöörde sildi all tulnud investeeringuid, mis on tulnud nii siis õiglase ülemineku fondist, RRF-ist ja kindlasti neid fonde on seal veel olnud. Kui palju tegelikult nii-öelda lisa välisinvesteeringud on tulnud Eesti majanduse toeks selle egiidi all, siis saab ka hakata kõrvutama, et pluss-miinuse kokku panna. Ma usun, et siiski see investeeringu maht on oluliselt suurem olnud ja oluliselt rohkem inimesi on nagu tööd saanud, kui me oleksime kogu selle asja saatnud pikalt ja mõelnud, et ei, ehitame kiviaega edasi ja sellega suureme siis konkurentsivõimlasel olla nii Euroopas kui maailmas. Et äkki võimalik siis kirjalikult saata selle hiljem. Saadame kirjalikult. Nii, aitäh teile ja proua Lahe replik. Ja aitäh. Ma tahtsin veel lisada seda, et see kliimakindla majanduse seadus on mingis mõttes nagu protsessi algus alles, et jah, me täna juba otsapidi täidame neid kohustusi, mis meil on Pariisi leppest ja Euroopa sellest kliimamäärusest tulenevalt, aga meie seadusandluse mõttes ikkagi protsess algab, et see on raamseadus, täpselt samamoodi nagu paljudes teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Ta sisaldab oma jagu selliseid mõisteid, mida meil näiteks seadusandluses varem ei olegi olnud, ehk et ta ongi piisavalt üldine, et paljud teised riigid ka, näiteks Rootsi on kasutanud sarnast meetodid selle seaduse koostamisel, et nad on kaasanud huvigruppe ja teinud siis sellised teekaardid selle jaoks, et majandussektorid teaksid, kuidas liikuda. Ma tahan lihtsalt öelda, me selle seadusega ei saa kõikidele küsimustele vastuseid. Ma saan aru, et küsimusi on palju kõikidel osapooltel, aga loota, et üks selline raamseadus lahendab meie teadmatuse aastani 2050, see lihtsalt ei ole realistlik ja meie naabrite Soome Rootsi näitel, kes on oma kliimaseadused vastu võtnud juba eelmisel kümnendil, on selge, et kliimaseadus on selline seadus, mida tuleb aeg-ajalt kohandada ja muuta. Aitäh! Nii, aitäh. Ja mul on ka isiklik seisukoht. Ma arvan, et tõepoolest siin kõlas väga veenvad argumendid selleks, et see seadus ei lahenda mitte midagi. Vastupidi, see on olnud probleemide allikas, ebastabiilsuse allikas ja õiguslikus mõttes selles eufemismikus kontekstis kujuneb välja Eestile, Eesti majandusele, Eesti elukorraldusele kujuneb välja okastraat, mille külla me hakkame tegelikkuses jääma ja ennast oma riidid pidi puruks rebima. Nii et selles loogikas tõesti palve oleks, kui on võimalik saata kliimaministeeriumil need palutud andmed, eks ole, komisjonile tutvumiseks ja kindlasti siin on vägagi selged erinevad seisukohad, siin ei ole mõttest täitada. Ma tänan kõiki kutsutuid ja kindlasti ühiskondlik poleemika sellel teemal jätkub ammugi veel täiskogu saalis järgmisel nädalal. Aitäh teile!